olen telepoiss, vabariigi esimene telepurgilaps, sündinud Tallinnas 19. juulil 1955. aastal. Isa NSV Liidu Kultuuriministeeriumi käskiri number 401, ema eestlane. Meie kodus ei olnud fotoalbumit, aga minu ema talletas kõik need 55 aastat purki, telepurki. Prouad, preilid, kavalerid, kaunid daamid, ohvitserid, pöörakem nüüd oma kasutud detsimeeterantennid endistele Nõukogude Eesti aladele, et kinni püüda vingeimad Eesti Televisiooni otseülekanded. On 1955. aasta kuum suvepäev. Parteisekretäride poolt palavalt armastatud Pobeda taksod on võtnud suunad Pirita supelrannale. Kuumadel trikootšikkidel hoiavad pilku peal kaabudega noorhärrad ning Läänemeri, see on niivõrd puhas, et rinnuni vette jõudmiseks tuleb Eesti inimesel hüpata üle sadade lestade ja ahvenate. Vees ei ole küll kemikaale, kuid seest on õhus eetrit. Kohale on jõudmas tähtis sõnum otse Nõukogude Liidu südamest. Tallinna lähistele on jõudnud Alma-Vüü Leningradi autosportlased, mitmepäevasest aja peale täpsussõidust osavõtja. Saabub kiri Moskva raadioinformatsiooni peavalitsuse ülemalt Puusinilt. Käesolevaga kinnitan Tallinna telestuudio koosseisu 26 inimest. Telerevolutsioonini on jäänud loetud päevad. Kauplastesse jõuab esimene partii televiisoreid ning raadiotehase meestel on vesi ahjus. Raadiotehase Punane Rett grupp konstruktoreid töötas välja uue raadiovastuvõtja Radiola Estonia 55. Andekas kollektiiv otsustas katsepartiiga toime tulla vabariigi aastapäevaks. Meeleheitel raadiokomplekteerijate mõtteis vasardab vaid selle suve superhitt. Ray Evansi Ei me ette tea. Lugu, mille laulab rahva südamesse kuum Saaremaa tibi Heli Lääts. Kui olin väike tütarlaps, kas kasvan suureks, küsisin siis. Ja kas siis suurel kuulsaks ma saan, ema mul ütles nii. Ei me ette tea, mis elu meil tuua võib, kuid ometi see, mis peab, tuleb kindlalt kõik. Tuleb kindlalt kõik. Tallinlased tunnevad uhkust. Lomonossovi ja Kreutzwaldi tänava nurgale kerkinud 192-meetrine teletorn annab Nõukogude Eesti pealinnale kõvasti prantsuse tatsi. Sobiv koht pildi edastamiseks leitakse raadiomaja kuuldemängustuudio kõrvaltoast ning saatejaamas algab seadmete peenhäälestus. juulil tehakse esimene kaameraproov ning 14. juulil saavad eestlased nautida juba Liidu Vabariigi esimest muusikaga vürtsitatud testtabelit. Kõik 238 televiisori omanikku surisevad õnnest ja siis läheb lahti. Siis saabus see saatepäev, see oli 19. juuli 55. Siis oli need kaamerad olid väga nii staatilised ja pidi ette astuma. Nii et siis Afilia astus ette ja rääkis. Väike tekst oli umbes nii üks lehekülg ja pärast see sama tekst oli siis minul vene keeles. Esimene teleülekanne kestab täpselt 2 tundi ja 35 minutit. Kaameraid telestuudios on vaid 2. Päeva mustikaks on samal ajal kinodes jooksva Eesti mängufilmi Andruse õnn teleesilinastus. Наш рассказ начинается в этот солнечный ясный день в городе Таллине, столице советской Эстонии. Film pajatab sellest, kuidas merekooli sisseastumiskatsetel põrunud Andrus Laane gaasitehases elu mõtte leiab.
samas filmis teeb oma teledebüüdi ka kõikide laste lemmiktädi ning tipi ja täpi hooldaja tädi Rutt. Tädi Rutil tuleb laulmine vene keeles paremini välja kui emakeeles. Eetri esimeses telepettuses süüdistage Paula Padrikut. Esmasele telepäevale paneb punkti tulevasest laulupeost pajatav Gustav Ernesaks. Kallid kaasmaalased, jätke mõttetu virelemine võõrsil. Kodumaa kutsub. Ning televaatajate puusad paneb šeikima Tuljak. Nagu me teame, on teletegemise kõige tähtsam ülesanne jõuda iga inimese koju. Tere, härra! Kas te teadsite, et juba aasta pärast televisiooni sündi oli ETV valmis esimeseks otseülekandeks? Vahva! Tõepoolest väga vahva. Eriti vahva on aga võtteplatsile sõita bussiga. Esimene liikuv ülekandejaam tuli 56. aasta keskel. Ja esimese saate tegime me sellega 56. aasta detsembrikuus selleaegse nimetusega laevastiku ohvitseride majast, kus oli Leonid Utjossovi kontsert. Režissööriks selleks saates oli kuulus Artur Rinne. Süsteemid tagahoovis ära testitud ning vead parandatud, seisavad televisioonispetsialistid silmitsi tolle aja suurima väljakutsega. Ees on ootamas esimene missioon mere taha. Teoks sai Eesti Televisiooni esimene otseülekanne Kihnu saarelt. Tänu televisioonispetsialistide ja kohalike vabatahtlike ühistele pingutustele. Kus kõik majad on ühekordsed peale ühe. Kus pikkust on ühte külge pidi lapikeselt 7 ja teist külge pidi 3 kilomeetrit. Ja millel nimeks ei tea kas sarapude või mõõtmete pärast. Kihnu, mis tähendab pähklitupp. Tõenäoliselt virvendab kaamera ees ka Kihnu virve, tänase Eesti plaadimüügi liider. Kihnu jennist peale on kihnlaste meheteod üle mitme mere teada. Üle mitme masti kandub nüüd ka Kihnu naiste tantsulust. Ja kui juba Kihnu tantsutibid otse-eetrisse lastakse, siis pole ka laulupidudel suure venna klaassilma eest pääsu. Uhked auruvedurid võtavad suuna pealinnale, lastiks vabariigi parimad kuld ja hõbekõrid, kes juba homme laulavad, et eile nägid nad Eestimaad. Te ainult vaadake neid prinke rindu ja pepusid. Lisaks kõiksugu eesrindlastele kostitab üldlaulupidu ka külalisi välismaalt. Taevast sajavad alla lennukid, sadamates randuvad laevad. Kas nätsu ja värvilist traati tõite? Pärivad pärismaalased. Muidugi, kuid see pole veel kõik, vastavad nad. Tõime teile ka importkohvi ning vanu purdasid. Eestlased on õnne tipul ning fanfaaride saatel ja punalipukestes ahisedes marsitakse üheskoos Kadriorgu, et vabatahtlikult ja sunniviisiliselt tümiseda kiidulaulu psühhopaat Leninile. Tänu korralikule ülekandetehnikale on nüüd igal ENSV televiisori omanikul võimalus käia laulupeol ilma, et ise kodust lahkuma peaks. Seda enam. Pikkadele rongkäikudele lisavad soola ja pipart Eesti telelegendide mahlakad kommentaarid. Pidulikud minutid. Suur võimas laulumarss algab. Seltsimees Liivapuu tulevadki teie mehed, jah? Uus Kohtla-Järve on peaaegu niisama suur, et pane teine New York paika. Kus kandis teie koori pesakast on? Jõhvi linnas. Nii et plaanid täis võib laulma hakata, jah? Klapib. Hyvä, head jakso, muidu te ei jõua järele.
Palju soo veel, jah? Kas vana Kallikorg ma ikka laulab veel? Jah, ta võib-olla kuskil laulab, aga... Sünnipäeval, jah? Jah, sünnipäeval. Kunagi laulsime kõrvuti esimeses Kaevuri kooris pärast seda. Tervitusi kõigile. Hüva, aitäh! Ja juttu jätkus kauemaks. Kui nüüd aumärke ei tunneks, siis võiks arvata, et ma räägin praegu kindraliga. Saame siis tuttavaks lauluveteran Tartust, teenerisest segakoorist Vanemuine, August Lepik. Ja esimese peo pidasite maha siis juba mis aastal? 1923. aastal. Teie olete siis laulnud ka Miina Härma taktikepi all? Miina Härma ja Juhan Simmi. Öelge nüüd, mis vägev jõud ikka on, mis siia kokku paneb? Eks ikka helid, muusika ja sellega ühenduses kõik see terve tundemaailm, mis nii tavalises reaalses maailmas nagu välja tuleb. Aastad lendasid nagu karud Mesipuu poole ning tänaseks päevaks on laulupidude otseülekannetest saanud tugevate tammejuurtega traditsioon. Ja nüüd laulukaare alt Kalevi staadionile, kus tantsususside vilinal ning koreograafide hammaste kriginal kõik võimalikke ja võimatuid inimmustreid moodustatakse. Tõsi, Põhja-Korea massistseenidele jäädakse veel alla, kuid pildi kvaliteedis oleme me neist tänaseks päevaks sama kaugel kui Putin demokraatiast. Aga noored laululinnud ja tantsulõvid pole ainsad, kes ennast teleekraanidel teostada saavad. Tantsupeo ülekanne on tipphetkeks vanaemadele, kes aasta otsa külmades keldrites lindi ja sallikava harjutanud on. Mine tea, äkki lainetab sinugi vanaema seal võimlejate meres. Head televaatajad, me oleme nüüd ka otsepildis siin Tallinnas Kalevi staadionil, et hakata õige kohe üheskoos kaasa elama 18. tantsupeo Meri esimesele etendusele. Oodanud sind olen kaua. Täpselt 7460 tantsijat on täna murul ehk teisisõnu, kes nendest 7460-st lähevad kaugele merele, kes jäävad kodurannale ootama. Tänu otseülekannetele on nii mõnigi laulu- ja tantsupeo repertuaari kuuluv lugu ennast ühiskondlikusse mällu salvestanud. Umbes samamoodi nagu omaaegsed adrenaliinist pakatavad spordikommentaarid Kalevis suursõidult. 10 000 spordihuvilised jälgivad täna mootorispordivõistlusi. Mootorisport nõuab tugevaid närve, julgust, vastupidavust, et olla vapraks võitjaks ja alati valmis meie sotsialistliku kodumaa kaitseks. Esimene rahvusvaheline teleülekanne Nõukogude Liidus tehti Eesti Televisiooni poolt 1957. aastal Tallinn-Helsingi jalgpallimatsist. Spordiülekannetest saab ETV Maiuspala.
Ja siis tuleb aasta 1980. Moskva olümpiamängude Tallinna regatile saabuvaid merekarusid võtab vastu tuliuus lennujaam. Teisitimõtlejad teisaldatakse pealinnast parasjagu nii kaugele, et palja silmaga uut teletorni näha on vaatet võimatu. Aga muidu on elu lill ning olümpiatule saabumist on rahva rõõmuks kommenteerima pandud spordiprismast tuttav Toomas Uba. Sõpruse ja rahuleek on saabumas Piritale regatiloiteks. Need mehed jäävad olümpialoosse, tulesüütajad. Nii suur on see au, mis osaks langenud Haapsalu esimese keskkooli abituriendile Vaiko Vooremaale, juunioride maailmameistrile jääpurjetamises. Valget laeva jääb oodata veel 11 aastat. Algus on raske, kuid ühel ilusal päeval käib plõks ning kvaliteedist pakatav ETV otseülekanne Otepää MK etapilt sulatab üles ka jäiseima pilguga lumeinimese südame. Mind kutsus televisiooni tollane televisiooni peadirektor Raimond Penu ja ta ütles mulle niiviisi, et kõikidel elualadel on televisioonis eraldi saade, aga spordis ei ole. Peale uudiste tol ajal sellel hetkel midagi ei olnud. Ma arvan, et kõige tähtsam uus on see, kuhu me oleme tänase päevaga välja jõudnud. See on meie osalus rahvusvahelises telespordi elus. Ja ma arvan, et kui mingisugune jälg on või mingi saavutus on, siis on see, et Eesti televisiooni sport on praegu Euroopa ja ka maailma tasandil, miks mitte nii öelda täiesti arvestatav üksus nende televisioonifirmade, kompaniide ja teleorganisatsioonide hulgas, kes maailma sporti oma inimesele vahendavad. Me oleme sellega hakkama saanud ja mis meilegi erilist rõõmu teeb, ka teleülekanne on õnnestunud ja äsja helistati Šveitsist rahvusvahelise suusaliidu peakorterist maailmakarika koordinaatorile Bengt-Erik Bengtsonile, nii nagu telepilt näitas. Võistlus oli suurepärane, pealtvaatajate kaasaelamine fantastiline, teleülekanne sellisel tasemel, mis isegi itaallastelt võlusid välja kiidusõnad. See oli hooaja parim teleülekanne maailmakarika etapp. Arusaadav, et siis on ka kuulumine Otepää maailmakarika meeskonda saanud kvaliteedimärgiks, omaette stiimuliks. Päevselge, et kohal on kas või näiteks kõik Eesti parimad kaameramehed ja tuleb tunnistada, et kokku 54-liikmelises koosseisus on muudatusi viimase paari aasta jooksul olnud vaid paar-kolm. Tänavugi mahuvad võistlusreportaažid koduse programmi mahukama raami sisse mõlemal võistluspäeval 3 tundi ja 45 minutit. Otepää kurvid sirgeks sõidetud, ootab ülekande bussi uus väljakutse. Vaatamata sellele, et kõnnitakse õhukesel jääl, on ETV meeskond valmis kepid nurka viskama, sest üle on vaja kanda 2010. aasta iluuisutamise EM. Vaatajaid on miljoneid ja vastutus suur. Eksida ei tohi kordagi. Tänu aastate pikkusele kogemusele ei pea aga keegi häbipärast jää alla vajuma. Ütlevad ju setudki, et korralik teleülekanne on käkitegu, kui sul on õppinud mehed, head riistad ning piisavalt eetrit. No praegu on siin niimoodi, et tegelikult siin kokku on meil 17 kaamerat, millega me teeme siis seda rahvusvahelist ülekannet, pluss siis meie stuudiokaamerad, pluss siis veel Mixzoni kaamerad, et kokku siin üle 20 kaamera. 2 suurt ülekandejaama on, üks on meil siis renditud Rootsist ja üks on meie enda suur Iiris. Meil oli 2 suurt võistlust üheaegselt Otepää maailmakarikaetapp ja ilusutamist Euroopa meistrivõistluste ettevalmistus. See on väga-väga raske, sest inimeste arv on piiratud, inimene on kulda väärt. Inimene on tegelikult meil see, kellele me loodame. Tehnikat saame rentida, üürida, mida iganes, aga häid inimesi on vähe. Nii et Eesti Televisiooni insenerid, operaatorid ja helitehnikud, nende 2 ürituse taustal siin Otepää maailmakarikaetapp ja ilusutamist Euroopa meistrivõistlused, ma nägin, kui head on meie inimesed. Samal ajal, kui Vene tankid relvastamata Gruusia tsiviilisikutega lahinguid löövad, tõusevad head Eesti inimesed Lasnamäe nõlvale, et laulda. Lauldakse enda ja ka saatuse kaaslaste terviseks. Aga need, kes nõlvale ei mahu, nemad saavad hea ülevaate ETV-st. Margus, kui palju meid seal on?
Ühesõnaga, ma peaaegu ei kuulnud su küsimust. Me oleme tõepoolest siin. 3000 inimest on vähemalt lavale jõudnud ja ma arvan, et väga-väga palju rahvast on laulu siin lava ees Nõlval, aga mahub veel. See on meie kõigi ühine lauluga pidu kogu rahvale, et tähistada Eesti Vabariigi 90. sünnipäeva ja meenutada aegu paarkümmend aastat tagasi, mida tänapäeval laulvaks revolutsiooniks on hakatud nimetama. Kui RTV meie ülekandebussiga kohale jõudis, oli laulev revolutsioon juba alanud. Aga meil läks ikkagi hästi, sest pilt on meil olemas. Lisaks kõigele õnnestub meil salvestada üks möödunud sajandi legendaarsemaid lauseid. Ükskord me võidame nii või nii! Minu Eestimaa püsib minusta põldude ristikul. Minu Eestimaa püsib minusta keel ja ta kodune õhk. Minu Eestimaa püsib minusta kutset ma eneses kuulen. Minu Eestimaa püsib minus ja kestab mu kasinas luules. Tõepoolest, eestlased on laulurahvas. Me laulame nii tööl, kodus kui puhkehetkedel, poe ees ja poe taga, laua peal ja hiljem laua all. Laul mõjub meile sama hästi nagu punane rätik vanale kommunistile või inetu pallikleit Joruportaali lapsajakirjanikule. Loetud minutite pärast on siin Estonia teatrisaalis algamas tänase päeva Eesti Vabariigi 80. aastapäeva üks tippsündmusi, pidulik kontsertaktus, millele järgneb president Lennart Meri ja proua Helle Meri vastuvõtt ligi 800 külalisele. Eesti Televisioon on siia välja toonud oma parima tehnika ja oma kõige paremad tehnilised vahendid, sest see õhtu ja see ülekanne peab mööduma heas rütmis ja korralikult. Reet, ma näen, sa oled seal auväärse filmiinimesega Hardi Volmeriga koos. Jaa, kui sa annad mikrofoni üle, siis siin ma tahtsingi öelda, et kui tavapäraselt on presidendi vastuvõtul juba aastaid ikka need meie kõige auväärsemad ja küllap teile kõigile ka juba väga tuntud inimesed, siis igal aastal lisandub uusi ja noori ja põhiasjalikult just kultuurivaldkonna inimesi. Presidendi aastapäeva kõne on kuulatud, kontsert vaadatud ja nüüd on aeg tervitustseremooniaks, mis õige pea algab Valges saalis. 4 minutitel saabub siia presidendi kortees. Üles on rivistatud üliõpilaskorporatsioonide spaleer, et tervitada vabariigi esimest paari. Aga vabariigi aastapäeva tähistamine ei tähenda sugugi mitte ainult presidendipaari vastuvõttu. Traditsiooniliselt päikesetõus algas lipu heiskamisega Pika Hermanni torni, peale mida toimuma pidanud kaitsejõudude paraad kahjuks jäi ära, sest oli liiga külm ja enam kui 12-kraadise külma puhul garnisoni määrustik lihtsalt paraadi korraldada ei luba. Küll aga toimus jumalateenistus Tallinna piiskoplikus Toomkirikus ja loomulikult kõige tähtsam üritus täna on see siin. Orkestril on pillid hääles ning esinejatel hääled lahti laulda. Strandberg, Reiljan, Padar, Savisaar, Martlaar, Ansip, kuulge! Mis ütleb rahvas? 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 No mis küsimus see on? Rahvas nõuab ikka tsirkust ja leiba, aga telemaja rahvas, kes juba pikemat aega unistab parematest töötingimustest, käivitab operatsiooni. Võidame Eurovisiooni, et teha euroremonti. Tere õhtust veel kord ja meil on tõsiselt hea meel teid nii palju siin saalis näha.
Tänavuse eurolaulu teeb eriliseks eelkõige see, et Eesti Televisioon on otsustanud stuudiost tulla publiku ette, et te kõik saaksite meiega koos vaadata, kuidas sünnib üks populaarsemaid telesaateid. Alustagem aga uute lauludega. Neid on kokku 10 ja nad valiti välja 90. Palju noori andekaid lauljaid, teisalt liigub eurolaul üha enam Euroopa suunas. Ja siis see juhtub. Hello Europe! Agendid Padar ja Benton toovad võidu koju ning ETV tähtsaimaks ülesandeks 21. sajandi alguses saab Euroopa vingeima laulukonkursi organiseerimine. Üsna pea paitab Peebo ja Matvere duett ligi 166 miljoni inimese kõrvu. Music makes me sometimes sentimental. Music makes my heart beat very gentle. I dream of stars above all night long, 'cause I'm in love with you and all the music. Oh, it can't be true. Kuid laulutandemi jõudemonstratsioon on kõigest peaproov. NATO välisministrite kohtumisest 2010. aastal Tallinnas saab üks keerukamaid projekte ETV ajaloos. Teleülekande jaoks lastakse käiku 5 ülekandejaama 30 kaameraga ning kohtumise kajastamisega on seotud üle 100 inimese. Kohalikus leivaahjus küpsetatud telestruudlit näksivad ka Türgi, Katari ja Iraani inimesed. Üliandekad eestlased on maha saanud muinasjutulise ülekandega. Aga tagasi Eurovisiooni lainele. I'm in love with you and all the music. Mu daamid ja härrad, siin tema on. Laulukonkursi raames tuli uue kollase seeliku selga saanud eurokoridor. Vaatame korraks veel vana koridori. Ja vaatame jälle uut koridori. Tõeline kaunitar. Milline kontrast, milline ilu. Aga järgmises saates juba järgmised teemad. Purgis!